Nii, vist on mind hästi kuulda. Aga saame siis teha alguse meil ikkagist kaua oodatud avaliku aruteluga, mis on põhimõtteliselt meil enda aprillikuu nii-öelda tippsündmus praegu. Ja siis aga ma räägiksingi või nagu esimese hooga ma teeksin meie tänase päeva väikse tutvustuse, et siis meil on 3 arutelu teemat, kõik on teemal, põhimõtteliselt terve päev on nii-öelda teemal mänguline linn ja siis põhimõtteliselt meil kestab siis 12. 6. päev. Siit laua pealt saab võtta pauside ajal igast ja igal ajal saab teha endale teed, kohvi, snäkki, kõike mida meelepärast soovite. Siis saate kõik leida omale meelepärase koha siin mõnusal muru peal ja ma arvan, et seal isegi puuel varjus on päris mõnus. Aga siis ma räägin natukene meie nii-öelda seltsist ja aprillikuust. Üldiselt, kes veel ei teadnud, siis põhimõtteliselt aprillikuu on ikka just ülemaailmne maastikuarhitektuuri kuu ja meie oleme ikka just maastikuarhitektuuri üliõpilaste seltsi tudengid. Ja siis meil on põhimõtteliselt iga aasta nii-öelda aprillikuus on täisprogramm, nii-öelda põhimõtteliselt ürituste seeria, kus me teeme erinevaid asju, teeme välikino, teeme nii-öelda populariseerime oma eriala põhimõtteliselt erinevate selliste üritustega. Eelmine aasta meil oli suur projekt nii-öelda arendada oma ülikooli nii-öelda väliruumi selliste moodulitega, mida te näete ka siin näiteks osasi igal pool tumbasin, mis on pruuni värvi. Ja siis põhimõtteliselt seekord on natuke teise suunitlusega, seekord me mõtlesime, et oleks nagu mõistlik teha selline aprillikuu, mis on mõeldud nagu üldsusele rohkem. Ja sellega seoses me oleme teinud ka nii-öelda see aprillikuu oleme teinud nii-öelda või sellega seoses oleme teinud nii-öelda erinevaid nagu juba nagu avalikus ruumis nagu ruumi sekkumise, oleme teinud kriitidega mängimisi, mis on osutunud väga nagu populaarseks. Ja see mängulise linna teema tuli üldse kuidagi sellest, et see on kuidagi nagu aktuaalne ja see on nagu selline asi, kus me tahtsime nagu põhimõtteliselt mingil määral tõstatada ka teema, kas nagu mäng on ainult nagu, kas mäng on see, mis on suunatud nagu lastele või siis on kõigile või siis on üldse meie kõigi igapäevaelu on nii-öelda osa mäng ja kuidas see on nagu avalikus ruumis üldse mäng ja millised võimalused on. Ja sellest tuli see idee, et teha nagu mängulise linna nagu arutelu ka, kus me saame kõikidele nende küsimustele vastuse. Nii, natukene meie seltsi kohta siis veel see, et meie maastikuarhitektuuri üliõpilaste selts on asutatud põhimõtteliselt aastal 1999, ehk siis me oleme nüüd see kevad saime 26 aastaseks. Ja see on selts, mis on nagu nii-öelda, millega on kasvanud välja kõik nagu tegev maastikuarhitektid ja paljud teised, kes on läinud nagu natuke teise eriala peale, aga nii-öelda meil on väga paljud nagu õppetooli liikmed on kasvanud sellest nagu välja ja tegelikult see oli ka enne Eesti maastikuarhitektide liitu enne oli meie selts ja siis tuli liit. Ja siis nii-öelda osad ka liidu nagu põhimõtteliselt asutajaliikmed on ka praegu meie õppetoolis nii-öelda tegevad. Aga jah, nii-öelda sellised eriala populariseerimised ja sellised nagu ühisüritused on alati olnud EMÜS-i nagu selline põhifookus ja et nagu meie seltsis saab midagi rohkemat kui ainult õppes, see on nagu see eesmärk. Nii. Aga siis, kas me liigume arutelu teemade poole?
Põhimõtteliselt esimene arutelu on siis, mida modereerin siis mina, on siis avalikus ruumis keelatud mäng, mis siis on põhimõtteliselt suunatud pigem nagu ekstreemspordile ja see käsitleb teemat seda, et mis on üldse ekstreemsport ja mis on võimalusi selleks nagu, kui sa kasutad nagu avalikus ruumis ja kui nagu ohtlik see on ja nagu kui te olete ka nagu näinud mõndades parkides nii-öelda sellise nagu inimesi, et kas on tekkinud pigem nagu selline ohtlik tunne või nagu see on nagu selline, ma arvan, mida kõik on näinud ja see on paljude inimeste jaoks on igapäevane põhimõtteliselt asi ja põhi nagu elumissioon võib-olla. Ja siis me selles arutelupaneelis nii-öelda saamegi küsimustele vastuse ja ka nii-öelda näeme nii-öelda korrakaitse silmedel läbi ka seda, et missugused ohud on päriselt nii-öelda ekstreemspordil. Ja siis järgmist arutelu teemat juhib siis Adele. Nii, tere ka minu poolt. Väga tore on näha, et teid on siin kõiki nii palju ja mitte ainult meie eriala inimesed, vaid ka mujalt. See on väga tore. Päevast veel nii palju, et üks arutelupaneel kestab tund aega ja peale seda on siis pool tundi, kus rahvas saab küsida küsimusi, tõstatada teemasid ja siis on nii-öelda see osa, kus tekib sihuke arutelu kõigi vahel. Ja peale seda siis meil on 2 pausi. Esimese pausi ajal tuleb meile Ruutu 10 Martin Junna tegema siis improteatri sellist töötuba, ehk siis olge kindlasti kohal, see hakkab 13:40. Meie kava on tegelikult seal whiteboardi peal kirjas ka, et kui kellegi läheb meeles, siis saab vaadata või siis meie seltsi Facebooki lehele saab ka vaadata. Aga põhimõtteliselt jah, esimene arutelu on siis ekstreemspordist, see lõpeb 13:30, siis teine arutelu on vaba mäng loovusest, improviseerimisest ja mängulisusest. Et seal me siis keskendume rohkem sellele loovuse poolele, et kuidas mänguline linnaruumi kasutus ja üldse nii-öelda mänguline lähenemine igapäevaelule mõjutab siis loovust ja laste arengut ja täiskasvanute arengut. Et seal on meil siis ka erinevad erialaspetsialistid kohal, et pärast selle kohta tuleb siis täpsem tutvustus. Ja nüüd edasi siis 3. paneel. Tere, mina olen Liina, ma modereerin 3. arutelu, milleks on siis mänguline disain linnaruumis. Ja arutelu keskendub siis sellele, kuidas maastikuarhitektuursed lahendused tekitavad mängulist linnaruumi mitte ainult lastele, vaid ka vanematele inimestele ja üldse igast vanusegrupist inimestele. Arutelu siis avab veel erinevaid traditsioonilisi mänguvõimalusi ja ka vaba mänguvõimalusi ja arutelu algab kell 4. Ja annan siis sõna Siimule ja saame esimese aruteluga alustada. Ja täpselt nii. Ja aitäh kõigile, kes on nii-öelda hetkel olnud meie tiimis ka ja me saime sellise mõnusa pesakese endale siia valmis. See on väga suur töö, mis siin oli. Nii et aitäh kõigile. Aga siis ma ikkagi saaksin siis esimese nii-öelda arutelupaneeliga siis alustada, mida siis ma juhin ja siis teemaks on siis keelatud mäng. Ja siia ma kutsungi nii-öelda minu arutelu nii-öelda tiimi, mis koosneb siis peamiselt nagu skateritest, maastikuratturist ja korrakaitsest. Ja ma palun teid siia siis. Võite istuda rahulikult. Jah. Eks saate istuda igale poole ja siis saate võtta vett. Ja siis ma annan kohe mikrofoni näiteks sulle siia ja siis sel hetkel on sees ka
siis saab nagu ringi käima, meil on kahjuks üks mikrofon teile kõmudele. Laulist peaks jätkuma. Nii, aga mul ei ole seda asja. Adele, kas sa saaksid anda minu palun küsimuste tahvli? Mul on vaja teada, mida ma räägin. Aga ma siis teen väikse sissejuhatuse teie enda kohta siis ja siis te saate natuke ise ka rääkida, et kes meil siin diivani peal praegu on. Mul on natuke selline, nagu oleksime kuskil mingisuguses mingisuguses ETV saates või midagi. Veits on selline nagu emotsioon, aga noh, ma loodan, et läheb paremaks vaikselt. Aga siis põhimõtteliselt, nagu ma ka rääkisin, on see arutelu, paneel räägib nii-öelda keelatud mängust, mis on siis ekstreemsport avalikus ruumis ja selle peale mul tekkis see mõte üldse siis, kui põhimõtteliselt meil tekkis see idee teha nagu avalikku arutelu ja niimoodi ja siis me hakkasime mõtlema, mis on need teemad, mis on need, me mõtlesime, et üle 3 väga ei saaks panna ühte päeva, mõtlesime, mis need oleks teemad ja siis mõtlesime kohe nagu mängude peale linnas, mõtlesime kohe nagu, et nagu lapsed, okei, aga nagu tegelikult on ju väga palju vendi, kes nagu kasutavad avalikku ruumi hoopis teisiti, kui see on tegelikult ette nähtud. Ma saan siia alguses rääkida nii-öelda oma sellise kogemuse, miks ma üldse nagu tulin sellise teema peale nagu keelatud mäng või üldse nagu ekstreemspordi teema on nagu esiteks on see, et ma olen ise näinud väga palju nagu niimoodi, mul endal oli ka ükskord oli selline hetk, kus ma olin siin üle jõe põhimõtteliselt seal põhimõtteliselt ujulas Lotjakojas ja siis istusin rahulikult, õppisin, kõrvaklapid oli peas, olin seal platvormi peal ja siis ühel hetkel näen, keegi hüppab üle minu nagu mega suure BMX-iga ja siis ma veits nagu ehmatasin ja siis ma vaatasin, seal oli minu selja taga oli umbes nagu 15 BMX-i venda, kes nagu lihtsalt nagu panid, aga nad ei seganud mind üldse, mul oli kõrvaklapid peas, ma olin omas mullis, ma ei pannud neid algul tähelegi ja siis nad seal toimetasid ja nagu algul mul oli veits nagu kõhe, aga ma sain aru, et tegelikult nad nagu jälgivad kõike, mis nagu toimub ja nagu sealt see nagu asi mulle meenus kohe, kui nagu oli ja nii-öelda mõningaid seike mul on veel olnud sellega. Ja siis ma tahtsin veel natukene ennast ka tutvustada, et ma olen nii-öelda, noh, mis ma siin muidu niisama ikka lobisen. Ma olen ise siis meie seltsi president ja ka nii-öelda tegelen ka maastikukujundusega. Ma olen ka maastikukujunduse või keskkonna planeerimise ja maastikukujunduse 3. kursuse tudeng. Nüüd lõpetan see aasta loodetavasti ja siis muidu ma tegelen maastikuehitusega, ehk siis see nagu avalik ruum on minu jaoks alati olnud nii-öelda ka väga selline põhiline teema ja maastikuehitusega tegeleb ka minu paneelil olev maastikurattur Raiko, kes teab ka kindlasti seda natukene sellist nagu ehituslikku poolt, et mis siis saab, kui nagu kasutataksegi näiteks nagu avalikus ruumis olevad elementi natuke teisiti, kui need päriselt kasutatakse, et mis nagu mõjud nüüd on. Nagu ma olen ka seda poolt nagu olen näinud ja see mind huvitab väga ja üldse ma nii-öelda käin nagu nii-öelda avalikus ruumis käin nagu silmad lahti ja mind väga huvitab kõike, mis toimub ja sellepärast nii-öelda see on ka see, miks mind rohkem see teema nagu huvitab ka. Aga siin ma teeksin siis põhimõtteliselt lühitutvustuse, meil on siin Rulakoolist on Ott, siis on meil BMX-i sõitja Ron Artur, siis on maastikurattur ja endine või nagu nii-öelda maastikurattur ja tegelikult ka keskkonna planeerimise ja maastikukujunduse eriala lõpetanud Raiko ja siis on meil korrakaitsja Sander, kes räägib natuke hoopis
teistsugusemast pildist kui võib-olla nagu skeiterid ise. Aga äkki sa siis tutvustad natuke ennast Ott, et nagu mis sa rulakoolis teed ja millega sa sõidad? No tervist, ma olen Ott nagu öeldi. Ma olen töötan Hop on Board, endine Tartu rulakool, aga sama asi. Põhiliselt ongi, ma viin seal nii-öelda trenne läbi, õpetan peamiselt lastele rulatamist ja üritangi nagu näidata, et see on tegelikult lahe maailm nagu hea viis, kuidas ennast välja elada. Ja põhimõtteliselt ongi kõike muud ka skeenega seotud, üritan nagu olla võimalikult palju abiks ja südamekas sellest. Nii, on kuulda? Ja see on alati parem. Okei. Nojah, mina... Vist oli kuulda küll. No ma olen edasi. Tere, mina olen Ron Artur. Ma olen siis BMX trikirattur. Ma olen sõitnud BMX rattaga nüüd juba kohe varsti saab 14 aastat suvel, et täitsa väiksest saati. Ma praegu teen treeneri pabereid, et hakata ise BMX-i trenne andma ja hariduselt ma olen kokk, ametilt olen ettevõtja ja jah. Tervist, ma olen Raiko. Olen siis maastikurattur. Mingil määral tegelen siis maastikuehitusega ja nagu Siim ütles, et läbisin ka siis maastikuarhitektuuri bakalaureuse õppe. Ja üks põhjus, miks ma nagu seda kunagi õppima läksin, oligi osaliselt ka huvi selle rattasõidu vastu, et kuidas sellise vaatepunktiga saaks avalikku ruumi muuta. Aga üldiselt rattasõiduga olen tegelenud ma olen 12 aastat sinna kanti ja olen ka ühtlasi siis spordiklubi Tartu Freeride liige. Et viimasel ajal on tekkinud põhjust siis organiseeruda maastikuratturite seas. Tervist, mina olen Sander Issajev, õpin siis praegu veel Sisekaitseakadeemias politseiteenistust. Lisaks siis sellele olen ka politseiametnik ja siis töötangi politseinikuna samuti, mis veel natuke aega tagasi asusin ka juhtima Sisekaitseakadeemia üliõpilasesindust, seega tegelen ka üliõpilastega ja nüüd juhin siis esindust. Ja toon siis täna natuke politseilist ja korrakaitselist vaadet, et kuidas ja mis. Aga sa võid anda mikrofoni tagasi Otile. Ja siis nagu on näha, siis meil on väga palju nagu erinevaid, täitsa erineva nagu valdkonnaga inimesi siin praegu. Nii ma arvan, et meil on päris palju nagu millest rääkida, aga ma kohe tahaks Otilt küsida, et sa rääkisid korraga selles nagu, et üritad nagu selle nagu kaasas käia nagu skeenega ja aidata võimalikult palju ja nii-öelda olla nagu seal. Et nagu mismoodi sa nagu näed ise seda nagu põhimõtteliselt kogukonda nagu just nagu su enda nagu erialaga, et nagu kuidas on nagu nii-öelda nagu mis see täpselt on, kas see on nagu nii-öelda, kas on praegu nagu Tartus on nagu suur, kas on nagu mis vanusegruppi seal on ja nagu kuidas sa nagu väljendad, et kas te teete nagu nii-öelda kogukonnaga nii-öelda teetegi mingeid oma skateparke ka või midagi või mis te nagu teete?
no skateparkide koha pealt siin 2 parki, mis Tartus on, et põhiliselt ongi see Tähtveere oma ja siis on Paviljon skatepark, mis on tegelikult uus nagu sisepark. Ei ole nagu kõige avalikum veel, võib-olla sellepärast ei ole ka paljud kuulnud sellest, aga siin ikkagi saab minna kui huvi. Aga anyway, see on põhiliselt ongi tegelikult Liidia Maier, kes meil istub ka siin, tema nagu on eest vedanud seda asja ja olemegi siis ka koos rulakooli trupiga ja seal on hunnik veel rahvast, kes seda asja nagu ajanud, ei jõuagi neid gruppu kõiki nimetada. Et põhimõtteliselt jah, need 2 parki, mis meil on siin, need on siis nagu kõvasti nii-öelda rulatajad tahetud ja seal veel nii palju, et siis kes rulatamises on, seal nagu ikka väga palju erinevaid inimesi, seal on igas vanusegrupis, ma võin näiteks näitena tuua, et meil on rulakoolis käinud 2-aastane, meil on rulakoolis käinud ka 50-ndates mees, et see nagu noh, väga lai nagu spektrum aigas. Ja noh, samuti ongi mis iganes orientatsioonist, mis iganes soost, mis iganes taustaga inimesi, nagu et see jah, noh, põhiline on ikkagi mingid vist ongi mingi suht minu vanused ja siis ka mingi siuksed 2000-ndate alguse tüübid nagu, ja noh, vähemalt Tartus. Okei. Ehk siis nagu, see on nagu põhimõtteliselt uuesti selline asi, kus saavad nagu nii-öelda ükskõik kes sa oled, saad nagu ennast nagu väljendada. Sooid anda nüüd mikrofoni Ronile. Mul on küsimus sulle, et kas sa nagu näed seda pigem nagu hobi või kas see on nagu sport või kunst? Kuidas nagu sina näed seda? Mina näen seda nagu mõlema segu natukene. Väiksema nagu ma alustasin, ma mõtlesin, et jaa, see on nagu, ma tahan palka selle ees kunagi saada, ma tahan seda täiesti elukutsena teha. Aga nüüd vanemaks saades ma võtan seda palju rohkem nagu hobi, aga see ongi see kunstiline väljendus. Mulle meeldib hästi see, et nagu trenn ei olegi põhimõtteliselt. Ma tahan hakata trenni, aga muidu praegu Lõuna-Eestis mingit trenni ei ole. Et see ongi selline asi, mida sa lähed, sa hakkad ise õppima, inimesed saavad sulle nagu väikseid pro-tippe ja niimoodi nõuandeid anda, aga enamus asjad sa õpid ise. Ja siis ongi, kui sa hakkad ise õppima, nagu kõik inimesed ei sõida samamoodi, üks hakkab ühes suunas minema ühtesi trikke tegema, teine hakkab teises suunas minema, teisi asju sõitma, et see on nagu mõlema segu. Sport on ka kindlasti võistelda meeldiv, aga nagu see kunst, just see looming, et sa saad teha, mida sa tahad, see on nagu see põhivõlu sellele minu arust, et mõlema segu ikkagi. Said anda mikrofoni Raikole. Kas nagu sul on olnud sellist nagu kogemust, et siis sa oled juhid ka ju maastikuratturite tiimi või sa oled vähemalt selle juhatuse liige. Kas sul on sellist kogemust, et olete nagu nii-öelda, oled saanud seda nagu loomingulist poolt, nagu kas on niisugust, kui midagi hakatud nagu ehitama, kas on nagu teie käest küsitud ka, et nagu mida nagu näiteks maastikuratturid vajaks nagu linnas või kas on sul nagu sellist poolt, on sul kogemust? Jah, et käisin koolis ära, rattasõiduga tegelesin edasi, tegelesin maastikuehitusega ja üks hetk sain võimaluse minna Rootsi ehitama rattaradu, maastikurattaradu, mis oli kindlasti väga uhke kogemus minu elus. Ja teisalt on ka see, et ma vabatahtlikult ehitan Eestis niisama, ütleme tasuta rattaradu. Ja kolmas osa, et selle loovuse arendamisega, et eelmine aasta võib-olla mõni märkas uudistes oli teemaks maastikuratturid Tartu linnas ja siis see lõppes siis sellega, et tegime Tartu linnas väikse vestluse. Skandaal oli. Skandaal. Või nii, võib-olla nii. Et seal oli ka muid aspekte juures kui see, mis ainult võib-olla uudistest välja paistis, et meil oli ka teema skatepargi ja kõige muuga.
ja lõpptulemus tuligi välja see, et siis hakati küsima, et mida maastikuratturitel on puudu või mida on vaja. Ja ma arvan, et me siis sellega saime, et Tähtveres praegu hetkel on üks väike maastikurattasõidurada ja et Tartu linn siis lahkelt lubas seda arendada. Ja nii palju, kui ma praegu asjaga kursis olen, siis asi liigub edasi. Okei, väga tore. Ja siis sa võid mikrofoni Sandrile anda. Mismoodi sa nagu ise näed sellist asja nagu nii-öelda ekstreemsport või ikka nagu üldse nagu avalikus ruumis? Kas sul on nagu mingeid kogemusi, kas sul on mingid kellegi nagu vanema kolleegi näiteks kogemusi? Sa ju hetkel nagu õpid, sa vist ju hakkad lõpetama, on ju? Tegelikult järgmine aasta lõpetan, aga ma käin ka tööl, nii et mul on 3 aastat nii-öelda tööst saasi tegelikult all siis abipolitseinikuna nüüd ametnikuna, et... Väga tore. Aga nagu mismoodi sina näed seda üldse nagu sellist nagu ekstreemsporti või üldse nagu sellist asja, sest nagu ilmselt see üks asi on see, et kui nagu vahepeal see võib minna võib-olla üle nagu seaduse ka, aga kas sul on nagu sellist kogemust sellega või nagu kuidas sina näed seda, et nagu kas see on pigem nagu linnaruumis nagu teretulnud asi või ikkagist on nagu nii-öelda ohud ja kui nagu sa oled näiteks oma nagu sellel tööpostil ja nagu näed ikkagist, kui keegi nagu sõidab nagu mingisuguse suure seltskonnaga mingisugust trikiratastega või siis on lihtsalt mingi selline seltskond, et sa pigem nagu tunned ikka nagu hirmu või mingit nagu on ikka nagu huvitav, et kas ikka kõik on seaduse piiris? Kuidas sa tunned seda? No ma ütleks, et kindlasti on ohte sellega, mis kaasneb ja kui rääkida linnaruumist ja sellisest avalikust kohast, avalikust ruumist üldse, kus siis ligipääs on kõigile, kõigil peab olema hea ja meeldiv, kellegi nii-öelda seda tunnet ei tohi rikkuda, et siis kellelgi oleks ebameeldiv, siis ma ise nagu arvan, et ongi, et kindlates kohtades see on kindlasti väga okei, kindlasti väga teretulnud, selleks ongi ju loodud erinevad nagu pargid, asjad, aga mis ma näiteks ise olen näinud, mida ma olen kuulnud, minu arust siin Tartus äkki mingi 5 aastat tagasi või kuskil natuke aega tagasi, ma tean, et hästi paljud armastasid seal selle Kaarsilla peal käia ja trikitada ja sõita ja et see on nagu päris nagu ohtlik. Et võib-olla mis nagu veel nagu tänavapildis silma hakkab, et kui need trikirattad ja erinevad asjad nagu ringi sõidavad ja võib-olla ka natuke nagu nooremad kui 16-aastased, siis kindlasti ju alla 16-aastased peaks kiivri peas olema. Seda on näha olnud, et seda väga paljudel ei ole. Ja lisaks tegelikult ka pimedal ajal sõidetakse nende ratastega ringi ja seal ratastel ju tegelikult puuduvad helkurid, tuled, kõik selline nagu turvavarustus ja see, et mis nagu tegelikult muudab selle inimese isiku siis nähtavaks, kes sõidab sellega. Kindlasti see on nagu just võib-olla see kõige suurem nagu probleem, et see ohutus, et inimesed ei kanna kiivrit ja ei ole seda helkuri muid asju. Jaa. Eks ilmselt ongi suuresti see ohutuse teemad just see, miks see nii-öelda muudab selle nagu keelatud mänguks ka kohati või selliseks nagu natukene nagu hirmsaks või midagi sellist. Aga sa võid uuesti saata mikrofoni sinnapoole. Sa võid, aga näiteks sa võid ise rääkida, Raiko, et nagu mismoodi sa oled seda nagu sul just nagu enda selle nagu teema nagu põhimõtteliselt, kus sul nagu põhimõtteliselt enda nagu eriala puhul nagu, mismoodi sina nagu näed seda nagu, kas on palju seda ohtlikku käitumist ja nagu kuidas see nagu areng on olnud? Kas on nii-öelda olnud see, et kui sa alustasid näiteks, et siis ei teadnud nagu mitte keegi midagi sellist, et võiks nagu panna kiivri pähe ja nüüd on näiteks olnud kiiver või nagu kuidas sa nagu näed seda arengut? Ma arvan, et maastikurattarid erinevad natuke teistest
skeiteritest selle poolest, et kiiver ongi üldjuhul 99% peas. Ja ma arvan, et see võiks ka nii jääda. Aga mul on samas ka hea meel, et nende teised, kus ma ütlen, sõidustiilid on samuti hakanud austama kiirit palju rohkem. Et oleme, ma arvan, et kõik, kes on selles spordis sees, on näinud seda, kuidas kiiver ikkagi päästab kas oma lähedaste või siis nii-öelda iidolite näol. Et kiiver võiks kindlasti olla. Said anda edasi, et sa ikka kommenteerida on, et nagu mismoodi saad seda ohutuse poolt näinud ja nagu seda nagu arengu poolt? Ma ütlen, et see on paremaks läinud võib-olla, no minul endal, see sõltub nii inimesest ka, et minul endal juba väiksest saati tulid ema ja vend vahepeal sõitsid skatepargist mööda ja ütlesid, kus kiiver on ja ütlesid, et teised suuremad suruks mulle, ma paneks kiivri pähe, nii mul on nagu ma ei saa öelda, et ma kogu aeg kannan kiivrit, aga nüüd ma olen just sellepärast hakanud kandma, sest just nagu noored vaatavad alt üles, nad vaatavad, need suuremad vennad sõidavad nagu ilma kiivrita, et miks peaks mina kandma ja niimoodi, et just sellepärast. See ohutuse värk nagu suur võlu nende ekstreemsportide juures on ka see, et see on nagu veits ohtlik. Nagu, midagi võib juhtuda, nagu lahe on niimoodi sõita, mina ei tea, Riiamäelt alla tulla autoteel, paned autode vahelt, nagu väga lõpus on. Et nagu ja ma ise ka proovin suruda seda ohutust rohkem, aga jaa, see on suht eeskuju värk ka. Ilmselt küll ja see nagu mingisugust enamus asjadega on ju see ikkagist nagu sa ju vaatad ikkagist nii-öelda, kui sa alles nagu hakkad alustama, vaatad ikkagist ju neid, kes juba nagu on selle asja nagu teinud ja kui nagu nii-öelda see eeskuju peab ikkagist tundub, et hea olema. Aga nagu mismoodi sa oled näinud, Ott, et nagu mismoodi see turvalisus nagu tagada, nagu kui põhimõtteliselt oletamegi, et nagu põhimõtteliselt kui nagu avalikus ruumis näeks tegeleda selle nagu erialaga, et nagu kas nagu see nagu lahendus olekski niimoodi, et peakski olema rohkem nagu, et ei tegeleks nagu skeidiga nagu avalikus ruumis, et pigem ikka rangelt skatepargis või nagu, kuidas seda nagu tagada nii, et saaks nii skaterid kui ka tavakodanikud nii-öelda turvaliselt olla ja nagu mis on see ohukoht nii-öelda ka skaterile endale ja ka nagu nii-öelda teistele inimestele, kas või ka skateritele? No ütleme, linnaruumis nagu turvalisuse tagamise mõttes, seal lihtsalt peaks seda kõvasti läbi rääkima, sest see on täiesti võimalik, ma leian, et saab nagu vahetada linnas nii, et nagu keegi teine ei saa haiget. Need üks meetod ongi lihtsalt, mis skaterid tegelikult kogu aeg teevad, on see, et kui nad leiavad nii-öelda mingi spoti ja sõidavad seal, siis üks on spotter. Ta ongi siis see, kes nagu märkab, hõikab, kui mingi teema on, et keegi võib ette jääda või siis ongi, et hoiab inimesi eemal sealt kohast. Võib-olla tõesti mõni seda ei tee, aga nagu see on üldiselt, kuidas see asi käib, seda teevad ka nagu BMX-i tüübid ja kõiksugused nagu teised. Et enda turvalisuse tagamise mõttes, see on jah, see on tihti, et rulatajad ei kanna kiivrit, aga ma võin näiteks öelda, nagu meie rulakoolis me paneme kõigile kiivrit pähe, et seal ei ole nagu varianti, et see me ikkagi nagu seda peab noorest peast nagu peale õpetama, et kanna kiivrit, sest see ei ole nagu, see ei ole mingi tabu asi, et kanda kiivrit, see teeb ainult head sulle. Ja just ongi, selle kallal peaks töötama, et sellest nagu stigmast nii-öelda lahti saada, et ma ei tea, kiiver on kole või mis iganes nagu, et tegelikult kedagi ei huvita päriselt. Ja, eks vist nagu suuresti nagu sõltubki sellest, et nagu nii-öelda
just sellest nagu mingisugustest kogemustest ka, et sa lihtsalt ühel hetkel saad aru, et kiiver on väga vajalik asi ja see nagu ohutus on väga vajalik. Aga kas see nagu spotter ongi nagu sellist nagu rohkem nagu, kui tehaksegi nagu suure nagu grupiga mingeid nagu asju nagu avalikus ruumis, et nagu kas ta pigem on nagu siis on tema või siis noh, mis näidetel? See on tihti nagu, ütleme, mingid trikifilmides, kui sul ongi siuke mingi väike kamp on nagu koos või siis noh, kui tõesti lähedki mingi suurema kambaga lihtsalt mingisugust spotti sõitma, et siis nagu noh, eks vahepeal on lihtsalt see, et siis te kõik kollektiivselt jälgite ja kõik, et te teete, on ju, aga nagu see spotter, see on ikkagi reeglina on olemas ja nagu Okei. Saad anda Raikole. Okei, sa ikka rääkida? Et see spotter, see ei olegi nagu siuke asi, et kogu aeg keegi valvab, et mis ümber toimub, see ongi tavaliselt, mina ei tea, kui pime nurk on või kui palju inimesi, aga see nagu tavainimeste ja sõitjate see ohutuse poole pealt, et nagu kindlalt on neid sõitjaid, ruatajaid, kes nagu teevad veits ohtlikuks selle, aga üldiselt nagu ikkagi, kui on mingi koht, mida tahetakse sõita ja seal on väga palju inimesi, mina ei tea, lihtsalt pargis kuskil chillivad, istuvad seal pingi peal, nagu üldiselt tegelikult ei minda nagu. Tullakse hiljem tagasi, kui on vähem inimesi, kui ne saab normaalselt sõita, et see ei ole niimoodi, et siin pingi peal on 10 inimest, et davai, minge ära, et me tahame sõita, et see ongi, tuleme hiljem tagasi või midagi sellist nagu. Jah. Annad mulle äkki võimaluse ka lisada sellele? Jaa. Et tegelikult see ohutus on suhteliselt iseenesest mõistetav ja mulle meeldis see point Ronni poolt ja Oti poolt, et me ikkagi nüüd oleme natuke vanemad ja on nooremad inimesed, kes vaatavad meie poole. Me saame lihtsalt nagu omalt poolt saame need, kus nüüd on täidetud käitumismustrid nagu edasi anda. Ja mitte ainult siis kiiver, vaid ka, ja mitte ainult ohutus, vaid ka üldine käitumine tänavaruumis, kui me oma spordiga tegeleme, et palju me jätame kõrvalistele inimestele nagu ruumi liigelda, et me ei taidle igal pool ees. Et sellised lihtsad, iseenesest mõistetavad asjad. Nagu see nagu oligi üks asi, mis ma ei ole vist nagu enne nagu kuulnudki, et nagu päriselt nagu pannaksegi üks nagu inimene, kes nagu jälgib ja see on nagu väga lahe asi. Nagu see ongi see, just nagu see, miks nagu ma hakkasingi nagu see sama eelmine aasta see nii-öelda oli kõvasti meedias nagu nii-öelda maastikuratturite asi. Nagu sealt ma hakkasingi nagu tuligi see nagu keelatud mänguse pool. Et nagu kas nagu päriselt nagu kui oligi see, et nii-öelda oli nagu erinevad nagu juhtumid, eks nagu Raika saab natuke kirjeldada täpselt, mis oli, aga nagu mulle nagu tunduski natuke see, et nagu see nagu mõlemapoolne nagu linn tahtis nagu ära keelata seda, aga kas nad päriselt nagu kas see oli nagu vastastikune asi ja mis need nagu päriselt nagu need ohukohad seal päriselt olid. Ma tean, et nagu see nagu ohtlik oli isegi nagu nii-öelda Toomemäele, vist oli see küsimus kohati. Ja nagu just mind pakkuski nagu see pool huvi, et nagu kuidas see asi täpselt nagu oli. Et kas nad tahtsidki ära keelata selle, et teete või siis pigem lahendused ikka? Ei no üldiselt nad ikkagi tahtsid leida mingisugust lahendust ja ma arvan, neid kõige suurem probleem ei olnud ka ohus, vaid puhtalt maastiku suhtes, et Toomemägi, noh, eks kõik see vaikselt seal laguneb ja linn üritab tüki haaval seda parki nagu seda esinduslikumaks muuta, sest olgem ausalt, viimased, nii palju kui mina elus olen olnud, on Toomemägi olnud suhteliselt siuke natuke nagu metsik paik või natuke jäänud, võiks rohkem hooldada või mis iganes. Et siis seal on igasugust sorti inimesi ja maastikuratturid on ka seal leidnud oma koha. See on natuke unikaalne koht, selles suhtes on siin Tartu linna keskel, seal käib hästi palju inimesi, aga maastikuratturite jaoks on see, et see on küngas, mingi paarikümne kilomeetri kaugusel või raadiuses siin, et lähim on kuskil 20 kilomeetrit, kus on korralik koht, kus reaalselt saab nagu mäest alla sõita, et siis see ilmselgelt pakub sõitjatele huvi, aga see
lisab teatud koormuse, siis toome me maastikule, et juured tulevad välja. Ja noh, muidugi see inimeste pool, et inimesed liiguvad seal ja suurtel kiirustel liikuvad ratturid paratamatult nii mõndagi inimest häirivad, võib-olla mõnele meeldivad turistid teevad pilte, aga noh, siis oligi, et vaja mingisugune lahendus leida, et need sõitjagrupid muutusid liiga suureks, sõitjaid tuli hästi palju juurde, et on vaja neid kuskile paigutada. Ja noh, paar aastat tagasi nüüd ehitati siis väike maastikuratta sõidupark Tähtverre, kuid üsna pea nagu see liiga väikseks ja sõitjate oskused on üle selle, mis seal pakutakse nii-öelda. No see näeb päris hirmus välja ikka. Ma nagu ise mõtlen küll, et oi, kui sealt peaks rattaga läbi, aga ilmselt see ei paku teile mingit pinget. Jah, ja see on ka jällegi see punkt sellest ohutusest, et meie, kes me teeme seda sporti, meie tunneme seda ohtu hoopis teistmoodi kui inimene, kes on meie kõrval tänaval. Ja me ei pruugi seda alati tajuda, et me tegeleme millegi väga ohtlikuga. Ja võib-olla siis möödume liiga lähedalt, mis iganes, et selleks ongi need spotterid väga tähtsad, et me tõesti ei häiriks siis teisi inimesi. Aga see park jah, et ilmselgelt see jäi natuke väikseks meile esialgu, aga nüüd on asjad muutumas ja saame edasi liikuda. Okei, aga jah, see on hea, see nagu põhiline, mul nagu endal on ka see, et nagu ma olen näinud ka sellist väga nagu inimesed juhtumeid, kui nagu ongi nagu keegi sõidabki täie hooga kuskil mäest alla jalgrattaga ja siis ma mõtlen, et kas ta nüüd näeb mind, kas mina suudan, kas ma peaksin seisma või mis ma peaks tegema, et nagu kuidas nagu, aga ma saan aru, et tegelikult on kõik väga nagu, kui sa nagu teed seda, siis sa ikkagi nagu, sina nagu vastutad. Ma küsin Sandri käest seda vastutuse teemast natukene, et nagu kas sa tead, et kuidas see nagu on, et nagu kuidas see erinevus nagu skatepargi ja nagu avaliku alaga on, et nagu pigem nagu skatepark ongi ju nagu nii-öelda skatepark pigem ongi nagu selleks nagu et seal nagu nii-öelda neid asju nagu teha ja nii-öelda siis sinna nagu politsei ju ei sekku, vaid politsei ju sekkub nagu avalikku ruumi või nagu kuidas nagu on, et just see nagu ohutuse teema ka, et nagu nii-öelda kui nendes avalikus ruumis sünnib mingi õnnetus, et siis ju vastutab nagu see, kes nagu õnnetust nagu põhjustab. No ma ütleks selle peale, et noh, nagu ei saa kindlalt piiritleda, et noh, et skatepargis või nüüd uutel mingid bump track rajad, mis nüüd linnad loovad, et sinna siis nagu politsei üldse ei sekku ja seal umbes oma luba, oma tuba, et seal võib teha, mida jumal juhatab. Kuna tegemist on mõlemaga endiselt avaliku kohaga, avaliku ruumiga, kõigil peab olema hea ja kui keegi tunneb, et ta on ohustatud mingit moodi, siis tegelikult tal on õigus politseile sellest teada anda. Et korrakaitseseadus reguleerib seda ja no mis seal et ikkagi mina nagu leiaks, et igas kohas peab nagu järgima ikkagi seda, et kellegi nagu ohtu ei põhjusta, enda ohutus samamoodi vaatama, et kuskile ise viga ei saa, et noh, muidu vastasel juhul tuleb ju endale kiirabi lõpuks kutsuda. Ja ühesõnaga jah, et ega see ütleme niimoodi, et kõigil peab hea olema, et ja sellist nagu kindlat joont ei saa tõmmata, et skatepargis või kuskil seal siis politsei nüüd ei sekku ja avalikus ruumis sekkub. Et vastutuse koha pealt vastutus ikkagi, kui see isik vahet ei ole, kus ta nüüd siis nagu selle õnnetuse näiteks põhjustab, et näiteks võib-olla seal skatepargi läheduses kõnnib mingisugune, toome näite, vanaproua Milvi, kõnnib seal, jalutab, naudib ilma, järsku ühel hetkel jalgrattur või siis trikitaja sõidab tal otsa, teeb seal trikki, aga ei pane tähele, Milvi saab haige, et siis tegelikult see isik ikkagi, kes siis tal otsa sõitis, on ka endiselt süüdi selle õnnetuse põhjustamisel, et jah. Jaa, okei.
ehk siis igal pool kehtivad sellised üldised avaliku korra reeglid? no kuna me räägime ikkagi nagu avalikust ruumist, avalikust kohast, siis seda nagu reguleeribki korrakaitseseadus, et kõigil peab olema nagu hea, kuna sellele territooriumil on kõigil ligipääs. Et samamoodi kõik see ala on ka avalik ruum, avalik koht, et kui näiteks kellelegi häirib, et mingisugune, noh, toome näite, et siinsamas võib-olla keegi pingi peal teeb mingisugust trikke rulaga, rattaga, mis iganes asjaga või noh, või nii-öelda joodiks siis magab, siis noh, see häirib kedagi ja ta võibki anda siis politseile sellest teada, et teda häirib, tema see enesetunne on häiritud ja selle tulemusena ka siis meie sekkumegi ja kõrvaldame, peame kõrvaldama selle korra rikkumist, sest et üks inimest häirib või kahte. Jah, see on väga arusaadav. Ma tahtsin sinu käest küsida veel seda ka, et missugust ohtu põhjustavad need nii-öelda, kui ongi nagu, me rääkisime nagu skeiteritel ja kõikidel nagu ekstreemsportlastel on mingi oma kommuun ja selline nagu omad mingid nagu kambad ja sõbrad, kui ongi näiteks, ongi nagu mingi suur kamp nagu inimesi koos, kas te nagu seda ka nagu vaatate? Et kui noh, paratamatult ilmselt nagu skeiterite ja selliste asjade puhul nagu ka kõikide loome nagu inimeste puhul on kindlasti mängus nagu suure kamba puhul ongi mängus nagu alkohol, võib-olla narkootikumid. Kas te nagu seda ka nagu järgitud just nagu seda kampa, mitte nagu seda tegevust ise? Et nagu kui ongi nagu selline nagu avalikus ruumis? No kindlasti selles mõttes, et politseile pakub kindlasti huvi see, et kui näiteks, noh, toome jällegi näite, patrullimise käigus on siis näiteks skatepargi läheduses märgata näiteks 20-liikmelist kampa, kes siis trikitavad seal ja võib-olla on mingi pudelid juhuslikult seal samas või mingisugune tossupilv kuskilt tuleb sealt samast, et kindlasti esimene huvi on see, et kas tegemist on täisealistega ja no teiseks kindlasti see, et tegelikult avalikus kohas ei tohi tarvitada alkoholi. Ja noh, kindlasti juba see, et kindlasti need kambad ja kui nad ka linna peal niisama hängivad, siis ka kindlasti ikkagi politsei vaatab nagu selles mõttes nendele isikutele otsa, et kellega on üldse tegu, mida nad seal täpselt teevad ja võib-olla toomegi näite, et võib-olla need isikud sõidavadki keset sõiduteed, mis iganes, panevad seal ohtu teisi liiklejaid iseennast või siis näiteks tänava peal, näiteks jalgsi patrulli käigus selgub, et mingi suur 10-liikmeline kamp kihutab siin suure hooga mööda siis kõnniteed, et siis samamoodi tegelikult me kindlasti peatame isikud, suhtleme nendega, miks nad seda tegid, kas nad oma rikkumist tajuvad, et tegelikult nad panevad ohtu iseennast teisi, et jah, kindlasti politseile pakuvad huvi sellised suuremad kambad ja tihtipeale nendes skateparkides ongi ju tegelikult, mis ma ise olen ka tähendanud, et seal on ka alkohol ja siis suitsetamine, narkootikume ma ei ole tähendanud niimoodi, võib-olla suuremates linnades või selle kohta väga ei tea, aga pigem jah, et alkohol ja et seda on küll näha olnud ja sellepärast ka ütleme niimoodi, et väheneb sellise kohalike nad pelgavadki seda paika, nad ei taha sealt näiteks läbi minna, et see on kindlasti, mida see ka vähendab. See on ka kindlasti probleemkoht, aga äkki oskavad veel teised ka rääkida oma kogemusi, kas näiteks politseiga või siis ongi mingid sellised kogemused, kus ongi nagu see nagu teemaks, need nagu kambad ja see nagu, kas te olete ise nagu näinud, kas teil on endal nagu kommuunis ka sees ja kuidas te näete seda nagu pahameelt näiteks, kes sooviks nagu rääkida? Ma praegu mingit kindlat korda ei oska öelda, kus olekski nagu suure kambaga sõitud ja siis tuleb politsei uurima, aga kindlasti on juhtunud. Aga ma praegu mingit sellist negatiivset kogemust ei meenu, see ei ole nagu mingi tihe asi, mis juhtub. Et siis nagu üldist sellist nagu pahameele tunnet sul pigem ei ole, sellist nagu halba maiku? Ei, ikka on olnud. Okei. Aga missugused halvad nagu kogemused sul on olnud näiteks, et kui sul on nagu näiteks öeldud, et kuule poiss, mine ära või midagi või mingid negatiivsed kogemused?
Eestis on tegelikult suht nagu rahulik olnud, nagu on niimoodi olnud, mul sõber tegi saltot katuse pealt alla tõukerattaga, politsei sõitis kõrval nagu, ta ütles, et minge ära, aga me ütlesime, et me paar korda veel teeme ja siis ütlesid, et okei. Ja siis nad nagu nägid, kuidas ta ära tegi selle ja see jumala kõva oli. Aga Hispaanias, Barcelonas me olime ükskord ka tänaval sõitmas kuskil majade vahel. Me proovisime filmida seal trikki, kolmekesi. Üks siis valvas nii-öelda, mina filmisin ja siis kolmas tegi trikki. Ja siis, no me olime suht nagu mingi ääre linna osas, et nagu seal hispaanlased ei osanud väga hästi inglise keelt. Me ei saanud aru, mis nad ütlevad ka. No ilmselgelt nad olid vihased nagu, mida majade vahel tegime natukene lärmi, aga jah, tegime natukene lärmi ühesõnaga. Ja siis üks vanem mees tuli karjus meie peale hispaania keeles. Üks vanem naine tuli karjus meie peale hispaania keeles. Ja siis lõpuks me olime kortermajade vahel ja siis keegi proovis lillepotiga, lillepoti või vaasiga proovis snaipida nagu, ma ei näinud, mingi kolmandat korruselt viskas sellega ja lihtsalt nagu, see oli nagu väga suur paukkeis ja kui oleks vastu pead sellega saanud, siis oleks väga kehvasti olnud. Ja nüüd mul meenub sellega veel. Nüüd mul meenub sellega veel, et ka Hispaanias, Barcelonas olime kahekesi filmimas ja samamoodi kortermaja mingi 4. korruselt proovis keegi kartuliga mind visata. Aga muidu Eestis on need kogemused üsna rahulikud olnud. Et nagu väga probleeme ei olnud, aga mõned Hispaanias on veits loko. Jaa, räägi. Raudne autoga üritati ka alla ajada. Ja see oli ka Hispaanias. Hispaania on päris äge koht vist. Ehk siis ikkagist on pahameel, on ikka inimestel. Aga nagu rulatamisel, mul on tunne, et seal tuleb seda, ütleme, rahvapoolset tigedust ja nagu politseiga probleemi kõvasti rohkem, sest see on ikkagi päris lärmakas tegevus. Ja nagu sa ikkagi loobid mingit puidust ja metallist jubinat kogu aeg nagu ja see on ikka väga vali. Ma saan aru sellest, et see on tüütu vahepeal. Aga selles mõttes mina olen küll saanud nii-öelda spottidest, et mind on ikkagi välja visatud päris mitu korda või siis on juba see, et sa hakkad lähenema ja siis juba tullakse, et kuhu te tulete, minge ära, et ei tohiks olla siin üldsegi. Et samuti mul on ähvardatud politseikutsude lihtsalt tänaval sõitmisest, sest ma ei tea, ma olin vali. Aga ma nagu ei teinud trikki ega midagi, ma lihtsalt veerisin rulaga. Et ma ei tea, neid inimesi on muidugi erinevaid, mõni on ülisillas, kui nad näevad, et nagu sõidetakse ja haibivad ja teevad ja isegi mõni nagu rahustab teise maha, et kuule, et las noored nagu sõidavad, et ei ole probleemi tegelikult, et vist vaatame mõnele. Aga jah, vahel ikka tuleb seda korrakaitset või mitte tavakodanike ette, et... Aga nagu, kas see mingit moodi pahameel on siis õigustatud ka või nagu, kas on nagu... Kas võib huvitav tulla nagu sellest, et kellelgi on mingi negatiivne kogemus sellest ka või nagu kas te ise nagu tunnete ka, et nagu kuidagi veel nagu okei, see teeb nagu väga palju nagu lärmi, aga see lärmi ju ei kahjusta kedagi otseselt. Kas on nagu mingeid nagu veel sellised asjad, kuidas nagu inimesed võivadki pahameelt tunda ja see võib olla nagu nii-öelda inimestele ei meeldi see? Ma arvan, et see sõltub olukorrast. Vahepeal on see muidugi õigustatud, kui ongi, et ma ei tea, sa tuled tiksuda perega kuskil pargis ja mingid rulatajad nagu käivad ja paugutavad seal, et okei, ma saan aru, et sul on natuke tüütu. Aga nagu vahel see lihtsalt ka ei ole minust õigustatud, et vahel ongi, ma ei tea, ma võin kogemusest rääkida, kus, mina ise olnud seal, aga mu sõbrad sõitsid mingit uut nagu ehitist ja siis mingisugune vana mees nagu üleni laigulistes riietes, algul tundus, et äkki politseinik või mingi mis iganes, aga just tuli lähedale, et mis asja te teete, et te rikute linna ja et te olete mingid punkarid ja mingi, ma ei tea mida, ja üritas lüüa ühte rulatajat lihtsalt sellest, et ta sõitis seal. Ta ei ähvardanud teda, ta ei, ma ei tea, ei teinud nagu mitte midagi, et sellist nagu käitumist õigustada. See tüüp lihtsalt tuli ja üritas lüüa teda, ta poiss oli 15-aastane. 15-aastane?
okei. Ehk siis nagu see on just nagu vastupidi on ja see tundub, et nagu vahepeal on juhtumeid, kus võib-olla peaks hoopis nagu teistel nagu inimestel politsei kutsuma võib-olla, mitte nagu skateritele. Aga noh, jaa. Aga nagu said saata ka mikrofoni nagu sinna, et nagu mis on nagu need meeliskohad linnas? Või nagu üldse nagu, kas näiteks kui nagu seada trikke, kas sa eest ikka näed, et nagu läheks nagu skateparki või siis on see, et nagu pigem läheks kuskile nagu mujale avalikku ruumi, et näiteks nagu tegema midagi, mis on su nagu lemmikkohad? Ma korra veel lisan sinna eelmisele punktile ka juurde. Vabalt lisa. Et no see on täiesti mitte õige mõtlemine lihtsalt nagu tänava peal sõitmise eest ütled, et kuule, võta vaiksemalt midagi. See on sama, et mina ei tea, keegi sõidab mingi valju rolleriga mööda, ma kutsun talle mendid, sest ta roller teeb nii palju häält. Aga nagu see on ja vahepeal õigust, et muidugi inimestel võib mingi negatiivseid kogemusi olla. Mina ei tea, sai kunagi rulaga jalga või midagi ja nüüd on nagu PTSD või midagi. Aga see... No mingi hetk oli, mina ei tea, kui suur see ajavahemik oli, aga Tartus Tähtveres lõhuti skatepark ära, siis nagu alguselt jäeti sinna ainult mingi paar rämpi, paar toru niimoodi, et nagu midagi sai sõita, aga lõpuks oli kõik läinud, et täiesti tühi plats, siis ei olnud kuskil sõita. Et siis oli, ma ei tea, kas see oli terve suvi, ma ei mäleta, kas see oli pool aastat, aga ikka mõnda aega nagu kuskil ei olnud sõita, et siis oligi kõik suht linna peal jaotatud laiali. Oligi erinevad kohad Raatusel, Pirogovi pargis, mitu erinevat kohta oli ühesõnaga. Aga nüüd meil avatigi eelmise suve lõpus siis uus skatepark. Et nüüd tegelikult enamus on ikka seal, vahepeal ikka nagu käiakse linna peal sõitmas, aga kuna see skatepark ongi nii hea, siis nagu vahepeal ikka käiakse nagu tänavatel filmimas sõitmas, aga põhimõtteliselt on see skatepark see põhikoht ikkagi. Just nagu BMX-i rulamaailmas. Nagu jah, skatepargis on lahe, aga ongi just see, et sa sõidad midagi, mis tegelikult ei ole mõeldud sõitmiseks ja sa saad seal mingi kuidagi loominguline olla, et see on see just väga huvitav osa ka. No kindlasti nagu see ei ole kõikidele rulatajatele, BMX-i sõitjatele, mõned eelistavad ikka kogu aeg skatepargis suurt kautsi sõita, aga jah, praegu on põhiline skatepark ikkagi. Okei. Ehk siis kui nagu lõpuks ongi nagu tehaksegi päris nagu hea asi valmis, siis ei olegi vaja nagu minna kuskile nagu nii-öelda, nii-öelda otsida nagu uut nagu ekstreemsust ja värki, aga nagu kui sul ongi päriselt nagu hea asi, siis nagu tegelikult sa ei peagi minema nagu otsima neid. Ei, pead ikka. Peab ikka, jah. Vahel on ikka vaja, aga lihtsalt vähem. Sest neid kohti, mina ei tea, ehitatakse kohtumaja juures, ehitatakse midagi lahedat, nagu kindlasti kõik panin kitsa ennast praegu. Aga kõik nagu, kes sõidavad BMX rulanud, vaatavad, siin saaks midagi teha ja see on uus koht. Isegi kui on Tartus nagu sarnane koht olnud juba, aga see on uus koht, et nagu kindlasti inimesed lähevad sinna sõitma. Ikka peab üle vaatama. Jaa. Okei. Ja lisa? Just üks asi, mis ma olen kuulnud nagu on mõne sõitja siuke mõte on see, et nad nagu harjutavad skatepargis, siis nad harjutavadki selleks, et minna streeti. Et seal nagu pargis sul ongi need nii-öelda perfektsed võimalused, sa saad nagu enda trikki paika saada ja siis minna nagu streeti nagu tegema seda. Ja see ongi, see streeti nagu niisama ka sõidetakse, aga just BMX ja rulamaailmades. Ongi see just hästi lahe, kui sa mina ei tea, filmid tänavatel ja see on nagu see tihti, miks käiakse sõitmas mingitel Pirogovi parkides, tahetakse mingit klippi saada ja mingit videot kokku panna ja see on põhimõtteliselt nagu palju kõvem, kui sa teeksid sama asja skatepargis. Okei. Nagu see on küll päris hea, et nagu algul ongi see, et nagu harjutadki skatepargis ennast nagu välja, et sa ei lähe niisama nagu otsima seda. Aga mismoodi maastikuraturitel on? Kas teil on ka mingid kohad, aga nagu mismoodi teie nagu otsite neid paiku? Ja mis paikades, mis on need meeliskohad? Ilmselt mitte Toomemägi enam, see oleks hea vastus. Ei, Toomemägi on ikka meeliskoht, et ega natuke kahju on ikka, et tegelikult tahaks veel edasi paarutada, aga no olgem aastat, eks mingi hetk nagu see pidi nagu juhtuma, et see laguneb lõpuks ära, jah? Jah, lihtsalt see mõju selle loodusele on ikkagi tugev. Et kui asi oleks kestnud niimoodi nagu võib-olla 10 aastat tagasi, et 1 või 2 sõitjat käib
paari nädala tagant seal sõitma, siis ei oleks mitte midagi juhtunud, aga teisalt jällegi, et see noorte pealetulek on ju kõik ju teretulnud. Lihtsalt kambad muutusid suureks. Palun korda seda küsimust. Aga nagu mis need meeliskohad, et kus sa nagu käid sõitmas ja kus te kambaga käite? Kas te käite välismaal ka? Ma tean, et te käisite Helsingis ja nii-öelda sellise trippe tegid ka ühiselt. Mis on need toredad kohad? Ikkagi, et maastikuratt nagu nimi ütleb, et mingisugune maastik, kus on keeruline peal sõita, kus tunned nagu, ma ütlen, head tunnet, kus sa selle mingi koha nagu läbid. Et siis kindlasti on need laskumised ja kivid ja juured ja kõik, mis võib-olla tavalisele inimesele tundub, et nagu läbimatuvad. Et selleks on meie rattad tehtud ja see on meie see huvi ja kindlasti meil on nagu segunenud ka seda BMX-i tüüpi sõitu natuke, et tehakse ka trikke ja tahetakse sõita mingite äärte peal linnas, et kui vaadata ainult Tartu linna, siis ja Toomägi kõrvale jätta, siis ikkagi käidakse linnatiirudel, sõidetakse mingi äärte peal mingitest kohtadest alla, et mis pakub nagu kuidas see oli, challenge'id. Aga miks me käime ka välismaal ongi lihtsalt see, et midagi uut, et nagu siin varasemalt jutult välja tuli, et üks asi on skatepark, see võib tore olla, aga see ikkagi tahab vahepeal midagi teist teha. Et sul see ühes kohas pidev olemine nagu tüütab ära. Ja sellest tuleneb ka siis reisimine näiteks kas või Helsingisse, et Helsingi on juba puhtalt selle pärast põnev, et seal on need graniitpaljandid ju keset linna. Sa ei peagi kuskile kaugele loodusesse sõitma. Muidugi ideaalis me läheksime, sõidaksime kuskil Alpides mägedes, aga kui see, mis meil siin antud on, siis seda me teeme. Jaa. Eks nagu see on nagu siin ilmselt nagu lähiriikides on päris nagu hea käia. Ron, sa oled nagu käinud peale Hispaania veel mõnes nagu sellises põnevas riigis tegemas või? Või nagu, mis on see mingi, kui sa näiteks läksidki Hispaaniasse, kas sa läksidki nagu tegema nagu pigem nagu avalikku ruumi? Nagu pigem, kas te tegi mingisugust enda nagu mingisuguse sõpruskonnaga? Ja no mis on veel need kohad, kus te käite? No siin lähedal Soome ja Läti on väga lahe, aga Hispaanias ma käisin, kunagi ma käisin, mind saadeti Erasmus projektile Tenerifele ja ma saatsin Omnivaga endal ratta järgi ja siis seal mõllasin ringi, aga siis teine kord Hispaanias oli Barcelonas ja siis me läksimegi 3 sõitjat, no 5 läksime ja 3 sõitsime. Ja siis meil oligi Barcelona on nagu maailma siuke tippkoht, kus just tänavatel sõita. Ma ei tea, mis seal tehtud on. Kas seal lihtsalt nagu need arhitektid on nii teistmoodi mõtlejad seal, aga seal on nagu tänavate peal on nagu igal pool mingi siuksed lahedad kohti, mis näevad välja nagu see on skatepark, aga tegelikult ei ole. Ja ma ei tea, miks see nagu nii disainitud on, aga see on väga lahe seal ja see on nagu üle maailma kõik rulatajad, tõukeratturid, BMX-i sõitjad lähevad sinna lihtsalt tänavatel sõita. Et see on nagu tippkoht, kus minna ühesõnaga. Aga jah, need Hispaania, Läti, Leedu, mitte Leedu, Läti, Soome, need on nagu kohad, kus ma käinud. Päris lahe. Nagu see ilmselt ongi jällegi see teema, et kui nagu see asi ongi kuskil piirkonnas väga aktuaalne ja see on kindlasti on, ma arvan, et seal ka Barcelonas on ka kindlasti on nagu probleem ja nii edasi, siis nagu igale probleemile otsitakse ju lahendust ja see lähebki vaikselt nagu edasi ja kui on mingi probleemid, siis tehakse arendusi, leitakse lahendusi ja ma arvan, et see on kindlasti ajaga lihtsalt tekkinud see nii nagu heaks ja see, et seal käiaksegi üle maailma, ma arvan, et on nagu, kui see asi nagu areneb edasi, siis ongi päris paljudel nagu linnadel, mis on nagu vähegi arenguvõimelised, on nagu võimelised nagu seda nagu nii-öelda panna nagu seda poolt nagu tähele, nii-öelda linnaplaneering. Aga Ott, sa oled ka näiteks enda ühe nagu mingisuguse lühida mingi reisi nagu kogemuse või nagu üldse, kas sa käid nagu reisidel ja siis näiteks igaüks nagu saab veel lisada, me nüüd peame hakkama nüüd lõpetama ja siis sa saavad nii-öelda, teised saavad ka veel, inimesed saavad nüüd veel küsida natukene, kui on mõned küsimused ja mõned teemad veel, mis on nagu rääkimata, saab rahvas küsida, aga nagu
saad ka rääkida korraks oma nagu reisikogemustest ja veel seda, et nagu kas siis sinu jaoks on see siis see eriala, mida sa teed, on siis nii-öelda keelatud? Kas see on siis nagu nii-öelda, kas sul on nagu olnud tunne seda, et sa peaksid lõpetama või? No reisimise suhtes ma võin öelda, et mina ei ole väga palju reisinud, ma ei ole isegi lennukiga lennanud kunagi. Aga ma olen käinud nagu Eesti piires oled käinud? No Eesti piires muidugi jah, ma olen nagu Tallinnas ja Pärnus ja kus on nagu paremad pargid on, Võrus näiteks ka. Aga ma olen nagu käinud veits Lätis, Leedus ja Poolas ja seal nagu juba näha, kuhu see rulatamine jõudnud on, see nagu päris lahe, nagu innustav täitsa, nagu seal on ka nagu mingid väga lahedaid spotte. Aga no ma peaks uuesti minema, sest ma olin ikkagi täiesti teistsuguse kogemusega too aeg, ma olin ikkagi laps. Aga üks koht, kuhu kindlasti tahaks minna, kuhu ma ka soovitaks teistel minna, kellel on huvi sõita, siis Malmö. Seal on, Rootsis on põhimõtteliselt nagu skeidilinn, nagu seda nimetatakse. Seal on isegi nagu linnas on, nagu linna palgal on üks tüüp, kes nagu ise on rulataja, kes nagu ise ajabki mingid nagu rulaüritusi, ta üritab nagu saada linnadisaini hästi palju nagu rulasõbralikke või sõitmissõbralikke obstaakleid asju ja neil on samuti ka lihtsalt mingi üks projekt näiteks on see, et neil on mingid sellised abstraktsed mingid kujud ja kohe, kui tekib mingisugune tühi plats, kus saab nagu sõita, kus on piisavalt silepinnas, viskavad need sinna. See ongi, et kogu aeg üritavad ära kasutada tühja pinda ja nagu leida ka mingid nagu huvitavaid viise selle suvalise tühja kasutamiseks, et jah. Kas võib olla ka mingil määral ka Tartu tulevik või nagu kas siin on ka see tehtav ja te võitegi näiteks kõik rääkida, et mis oleks see, et kas te ootategi, et näiteks võetakse rohkem nagu ühendust selle nagu skeenega, et nagu siis tekiks ka nii-öelda, oleks ohud väiksemad ja nii-öelda linna planeerimisel oleks ka see ka nagu arvestatud? Minu meelest võiks küll liikuda Tartus selle suunas, et oleks rohkem nii-öelda sõbralikke kohti. Sest meil on tegelikult ka mingid kohti, kus nagu saaks nii palju nagu, nagu nii palju potentsiaali on, aga lihtsalt kuna see on keelatud, siis ma võiks minust triivida küll selle suunas, et leida need mingid load, mingid vastutulekud, olgu nad siis, ma ei tea, kellaajaliselt või mingi päev või mingisuguse läbirääkimisega, et nagu leiaks tegelikult mingi turvalise viisi, kuidas sõita nagu niimoodi, et keegi teine ei saa viga ja saame kõik läbi nagu. Sest kui sa nagu ikkagi piirad niisugust asja, siis hoiab ka kultuuri tagasi ja kui sul ei ole kultuuri, siis ei ole arengut nagu, et see vist on tähtis. Kõigile peaks nagu vastu tulema, kellel on huvi mingi asja vastu. Kõigil võiks olla võimalus linnas midagi teha. Nagu ma mõistan seda täielikult ja see on täiesti loogiline, kui sa oledki mingi äriomanik, paned endal kuskil mingi puikapoe püsti ja sul juhuslikult on seal maja ees mingi käsipuu, mis on rulatajate ja rattasõitjate jaoks nii ahvatlev, et tahaks kogu aeg sõita. Muidugi sind hakkab ketta ajama, kui tulevadki mingid tüübid, teevad häält seal, nagu see ei peagi nagu olema, et jaa, et muidugi tehke, et nagu mina ei tea, äkki lendab ratas poeklaasi nagu, jaa, nagu tehke, et muidugi ma mõistan seda, et ei taha sellist asja. Aga tegelikult ma ütleks, et Tartus on päris hästi praegu, meil on nagu väga hea skatepark, meil on hea sisepark, muidugi inimesed alati vinguvad ja tahavad rohkem, et kindlasti nagu ma usun, et tulevikus võib küll poolt tulla, teevad kuhugi, no Annelinnas on üks väike koht, kus on mingi paar käsipuud, paar asja, mida saab sõita, aga nagu muidugi oleks lahe, kui nagu selliseid asju juurde tekib, aga ma ei ütleks, et midagi puudu on praegu. Jah, need ja ühesõnaga on võimalik siukse mingi spets kohti teha, aga ma ei tunne, et nagu midagi puudu on otseselt praegu. Okay.
kindlasti saab linna rohkem integreerida neid sõidusõbralikke kohti. Seda saavad nagu ehitajad, arhitektid vaadata nagu pilgu alt, aga eks see tulebki lihtsalt rohkem ühendust võtta, et ka põhjus, miks meil on see spordiklubi, on see, et saaks linnaga nagu lihtsamalt suhelda. Meile sobib see palju paremini, kui et mingi ühe suvalise tüübiga peab kuskil, kes on nagu võib-olla hakanud seal ise juhtima asja. Et see spordiklubi on nagu hea juriidiline vorm, millega edasi minna. Ja ma soovitan seda ka kõigile teistele sõidugruppidele, et linn tõesti tegelikult ka kuulab meid. Jah, et ilmselt me siin jõuamegi sellele, et nagu nii-öelda tasub nii-öelda oma õigustest võidelda ja nagu ennast nagu märgatavaks teha, et keegi ei taha nagu midagi nagu paha, et nagu kõik tahavad tegeleda sellega, mis nad nii-öelda, milleks nad on harjunud ja nii edasi. No, seoses selle teemaga ja sellise punkti panemisega, et kindlasti ma kutsun kõiki üles politseiga tegelikult suhtlema, arendama mõtteid, kuidas oleks parem, et ma olen ise hästi selline kogukonna inimene ja ise ka üritan hästi palju kogukonda kaasata ja ka tegelikult politsei liigub selle kogukonna kaasamise poole. Ma saan aru, et otseselt skatepargi ehitamine ei ole väga politsei ülesanne, tegelikult see linnavalitsus ja kõik muud asjad. Aga ka politsei saab väga palju nii-öelda ära teha ja ka politsei organisatsiooni mõttes saab erinevaid mõtteid arendada edasi, et kutsungi nagu üles inimesi kõiki nii-öelda suhtlema politseiga rohkem avatult, pakkuda ideid erinevaid, kuidas saakski paremini võib-olla mingid kohad mõelda välja, kuidas saaks paremini, võib-olla ka politsei ise kaasub mingisugusesse kampaaniasse, kuidagi välja mõelda erinevate skate-klubidega või spordiklubidega. Et ma ise ei ole väga sükeste keeldude poolt, oleks tõesti väga lihtne, et keelan kogu linnas kõik igasugused asjad ära ja kui midagi teed, on trahv laua peal. Aga pigem ikkagi, et seda kaasumist, inimestega suhtlemist ja kõik see, et jah, kutsun üles politseiga rohkem avatult suhtlema. Me oleme ka täiesti tavalised inimesed, et me ei ole kuidagi moodi sellised küünilised, muudkui teeks ainult trahvi, et täiesti toredad inimesed oleme ja ootame teid. Aitäh! Ja nagu see oligi see, miks ma tegelikult tahtsingi sellest nagu laheda punti, et nagu oleks väga palju nagu erinevaid kogemusi. Aga suur aitäh teile! Praegu on võimalus nii-öelda kõigil, kes nagu soovivad vähegi küsida küsimusi näiteks ja vabalt ka nii-öelda rääkidagi mõni, kui kellelgi on näiteks enda mingisugune negatiivne või positiivne kogemus selle sama teemaga, võib täitsa vabalt avaldada nagu arvamust. Meil ei ole kahjuks väga palju aega, aga mõni loo ikka saab. Kas keegi oleks huvitatud? On küsimusi? Ma ütlen seda ka, et nagu kui meil hästi läheb, siis me lõpuks oleme kunagi kõik vanad ja ei saa liigutada väga hästi ja nagu keegi ei taha tegelikult vanana midagi kahetsema jääda, et jõu, kuule, kui ma 20 olin, et ma ei hüppanud rattaga sellest katuselt alla, nii et kui mina ei tea, tegelikult nagu midagi hullu ei ole. Kui keegi tahab tantsida Pirogrovi pargis, las tantsib, kui keegi tahab rattaga sõita Pirogrovi pargis, las sõidab. Et midagi nii hullu ka ei ole ja oleme lihtsalt, austame üksteist ja kui politsei ütleb mine ära, siis lähme ära ja tuleme hiljem tagasi lihtsalt, et midagi väga hullu ei ole nagu. Aus ülestunnistus. Aga kas on kellegi mõningaid küsimusi? Ja ma täitsa mõistan seda, mul on ka enda vanemad on nagu südamele pannud seda ja see on väga, jah, tegelikult siin ei olegi väga head õigustust, aga sa ei saa põhimõtteliselt välja vabandada sellest. Et kui sa ikkagi, jah, sõidad, siis võiks kanda kiivrit, aga see on seadus, et see täisealinest sa ei pea ja seal on nagu see enda otsustamine, enda vastutus, et kas sa kannad, sa peadki siis
põhimõtteliselt teedki otsuse, kas sa kannad enda eest hoolt või mitte, et noh. Kas ei ole isegi võistlustel nagu nõudnud, et vähemalt võistlustel on kiiver peas? Enamustel ikkagi on, aga see ongi siis täisealistel välja arvatud. Aga no võistlustel on tavaliselt need, noh, kui teil ikkagi suur võistlus, siis seal on ikka suured hüpped, nii et seal üldiselt ka kantakse, et seal väga ei ole seda mitte kandmist. Või no ikka on, aga vähem vist. Küsiks ka, et sa rääkisid sellest, et Tartus on väga ägedaid potentsiaalseid kohti näiteks. No näiteks Delta, näiteks seesama, mis seal paistab, siis ma ei tea, no ma usun, et see kohtumaja keelatakse sekundiga ära, seal isegi ei tule varianti, et me saame sinna minna. Aga jah, no ma saaks neid kohti kindlasti nagu veel siin nimetada, aga seal, no tegelikult ka Pirogovis on see, et seal ka vahepeal tullakse nagu keelama, kui seal on näiteks need lillepotid ees või mis iganes põhjused, jah. Ma ei tea, mingid... see Kaarsilla värk, see oli ühe video jaoks ainult üks tüüp proovis seda, seal ei olnud see mingi suur teema, et toda kohta me ei ürita saada nagu legaalseks, et ära kõik sõitma sinna. No ma ei tea, üldiselt lihtsalt võiks olla vabam veits, et noh, muidugi ongi jah, kui on eraomand see koht, siis on arusaadav, et see tüüp tahab võib-olla ise panna enda reeglid, ta ei taha, et seal keegi sõidaks, sest see ongi tema enda mingi ehitatud või mis iganes, et aga no just mingid linnaobstaaklid, et kus omanik ise ei tule suga rääkima, vaid kus tulebki nagu otse politsei. Pirogovi osas ma annaks võib-olla ühe kommentaari, et kui see alles valmis sai see kõik, siis me võtsime Juliaga selle ette, et me kirjutasime kõigepealt linnaarhitektile Tõnis Harjusele sellel teemal, et uus koht, et kas see võiks olla rulatud või ka nagu lubatud. Tõnis Harjus tollel hetkel siis vastas, et kirjas kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Ehk siis ikka seal vaikselt nagu sõidati, aga minu arust suur osa on see, et kogukond ja linn saaks mingisuguse kompromissile, et tuleb aru saada kumba reeglitest ka, et vahepeal tuleb mingites kohtades anda järgi ja teises jälle nagu võib teha, mis tahad. Et see on niisugune kokkuleppeline asja, et tuleb üksteisega suhelda selle teema. Ja hästi suur osa, et meil linnas tekiks koht, mida me tahame, kogukonna enda suur töö ka. Et me ei saa oodata, et linn võtab meiega ühendust. Kui meie näeme, et kuskil midagi arendatakse, siis oleks mõistlik ise linnaga ühendust võtta, küsida ja uurida, sest iial ei tea, millal nüüd üks avaneb ja mida sa saad midagi ära. Tegelikult ma mõtlesin ühe pointi peale, et mis ma tegelikult tahtsin siin kindlasti välja tuua, et suht stereotüüpiline teema, et kõik mingid rulatajad, BMX-i vennad, tõuksi vennad, et nad on siuksed no mingid suvakad tüübid, kes lihtsalt mingi lällavad igal pool ja suitsetavad ja joovad ja teevad ja noh, häirivad kogu aeg, aga muidugi neid inimesi on, aga tegelikult lõpuks me oleme lihtsalt nagu tavalised inimesed, kellel on lihtsalt see üks ühine huvi ja me tahame nagu noh, me tahame lihtsalt nagu väljendada ennast ja et see ei tohiks ka nagu olla nii hirmus just keskmisele inimesele, et läheneda nendele inimestele. Sest ma ei tea, mina ütleks, nad on ühed kõige lahedamad inimesed ja minu arust see nagu annaks võib-olla uut nagu maailmavaadet või noh, avaks selle ukse, et uuele maailmavaatele, et väga soovitan, jutustage mingite sõitjatega vahepeal, kui ette satub, et nad ei ole ilmsed inimesed. Jah, eks ju need ikkagist ju hoiavad ju nii-öelda noh, mingil määral on ju noored ongi see nagu sotsiaalne pool ja see, kes toovad linnaga elu ka. See nagu paratamatult käib nagu mingisuguse sees nagu hobikad koos ja see on tegelikult väga-väga tore, et nagu on sellised asjad. Kas on kellelgi veel midagi või siis praegu lõpetame? Meil nüüd on, kas on kellelgi mõnda küsimust? Jaa. Küsiks sedapidi, et kas see Rattal või nende sneikerite kogukonna oleks
seda valmisolekut, kui linn küsiks, hakkaks edaspidi nõu küsima iga niisuguse avaliku ruumi arenduse puhul, et kuidas võiks nagu ära mahtuda erinevaid kasutajad, nagu on näiteks rattatranspordi puhul niisugune nõukoda olemas, kus kõik rattateede projektid arutatakse läbi nagu siis praktikute või selliste organisatsioonide poolt ja antakse linnale nõu, et tehke see projekt siin kohas ümber, see ristmik tehke ümber selleks, et oleks sujuvam, et võib-olla ka niisuguse ekstreemasjade puhul saaks olla niisugune kogu, kus kõik niisugused avalikud ruumid, no Siulu kohe uus koht saab varsti valmis, on ju, võib-olla, kus saaks ka sõita, et uued kohad oleks kohe nagu valmis selleks, et nad kannataksid seda, et ei oleks nii-öelda midagi lõhuks või oleks liialt kehvasti tehtud, oleks seda valmisolekut nende organisatsioonidel. Ma arvan, et rulatamises ma arvan, et meil oleks see valmisolek. Ma teiste alade kohta ei oska nagu täpselt öelda, et kas neil on nii-öelda see enda ring olemas, võib-olla saavad kommenteerida, aga nagu rula poolest meil Tartus vähemalt on see täitsa olemas. Aga niisuguste linnaprojektidega üldiselt seal ongi, peab need õiged inimesed leidma, kes on nagu nõus seda eest vedama, et päris palju on olnud seda, kus ongi võetakse võib-olla vale inimene lihtsalt, kellega nagu läbi rääkida neid asju ja siis see asi võib-olla ei jõua kuhugi ja siis lüüakse käega, et ärme siis arvesta neid lihtsalt, et nii on lihtsam. Aga jah, et kui linn otsib või linn tegelikult teab meid, et siis... lisada, et tegelikult rulatajate poolt on loodud Eesti Rulatajate Liit, kelle alt me siis neid asju nagu linnaga koostöös on ka Tartus vähemalt viimased 7 aastat. Et Siuru osas on olnud mõtteid, on üks inimene, kes on selgelt mõtteid mõtlutanud selles osas, et selles mõttes meil on valmisolek olemas selleks, et linna jaa, no rulal on see veits rohkem organiseeritud, aga kindlasti nagu BMX-is leidub ka palju, ma ei saa öelda palju, aga leidub inimesi selle jaoks. Ja nagu tegelikult, ma ei tea, kus need tekkisid, aga nagu selliseid kohti põhimõtteliselt on olemas ka. On Anne linnas Sõpruse puiestee ristil, kus ongi siuksed leedsid ja neil on nagu metallist siuksed ääred, et need on mõeldud selle jaoks. Ja siis Mart Reeniku kooli külje peal on ka samamoodi, nagu on need leedsid ja siis on pandud sinna spetsiaalselt metallist ääred, et nagu, et ei lõhuks nagu tavaliselt, et saab nagu sõita ja peab vastu ka. 100%, et me võiksime kaasa rääkida mitte ainult avaliku ruumi või kus ütlen tänava peal mingi uue pargi rajamises, vaid ka mis puudutab just skateparke, pumptracke või ka siis neid muid radu, et nende ehituses võiks ka kaasata siis ikkagi huvigruppe endid, et hetkel kahjuks tõesti ainult rulatajad olid skatepargi ehitusel nagu kaasatud, aga lihtsalt sellepärast, et teistest nendest huvigruppidest ei olnud kedagi võtta. Et siin tuleb lihtsalt panna nendele huvigruppidele südamele, et tuleb luua see kogukond, keegi, kes juhib ja aitab kaasa. No, politsei seisukohast ma ütleks, et kindlasti kui mingisugune mõte tekib, et võiks kuskile midagi teha, et siis ma ise enda seisukohast kindlasti ütleksin, et kaasake ka politseid, et tegelikult ka politseinikele endale, et meil endal on hästi palju ametnikke pakkuda, kellel on erinevad teadmised, mis ohud peavad kaasnema teatud mingi asjaga, et kindlasti ka politsei saab olla väga väärtuslik partner sellele arutelule ja mida võiks kuskile luua. Et jah, kindlasti võtke ka ühendust siis politseiga, näiteks piirkonnapolitseinikuga, et kindlasti oskame tuua mingit teist natuke vaadet sisse, et kui selline mõte kuskil liigub. Okei, võib-olla tänase päeva järel võiks võtta linnaga ühendusselts ja teha ettepanek linnale, niisugune kogu kokku panna, et oleks nagu edasiminekul. Üldine kogu võiks olla. Aga siin saavad ikkagi kõik, kes on ka näiteks tulnud kuulama hetkel ka näiteks mõningad mingisugused ruumiplaneerijad ja arhitektid nüüd nagu näevad kenasti kelle poole nagu pöörduda ja tegelikult nagu ma arvan, kõik tegelikult ootavad seda koostööd. Aga praegu lõpetame siis meie aruteluga. Ja nüüd jätkub põhimõtteliselt aga paus ja 13
40 hakkab siis Sten Juur teeb siis tööd, vabandust, teeb hoopis 40 teeb Ruutu 10 põhimõtteliselt impromängude trupp teeb impromängude üks inimene Martin teeb ikkagist meile siin natukene. Okei, tutvusta ise, ma ei oska väga hästi. seovad selle arhitektuuriga ära. Jah, aga siis on natuke aega pausi, võtke snäkki ja saate minna ja siis meid ka tegelikult kõik arutelu on praegu nii-öelda võetud nagu linti ja see läheb ka kindlasti Postimehe nii-öelda, meil on Postimehega räägitud ka, et nemad ilmselt avalikustavad ka selle video. Aga aitäh kõigile, kes minuga siin olid, väga tore oli ja väga lahe, et olite kõik nõus tulema ja ma sain ise väga palju targemaks, ma arvan, et kõik said targemaks. Aga suur tänu teile! Ja kõikidele esinejatele anname ka kinkekotid. Nii, aitäh Ott, aitäh Ron. Ja aitäh Raiko ja aitäh Sander. Palun, aitäh teile kõigile.